Eelmine kord me lõpetasime selle mõttega, et Jumal on nii suur, ta on nii vägev, et iga riik kokku, kõik need riigid kokku liidetud pandud. Iga riik, mis eksisteerib, kokku pandud, kaalukausside peal, need on täitsa nagu olematu. Piibel ütleb jälle, ma loen selle uuesti. Salm 15, Jesaja 40. peatükis. Vaata, rahvad on otse kui tilk ämbris ja need peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles tolmuna. Salm 17, võib-olla loeme isegi 16. Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomades põletud ohvriks. Ühesõnaga, kõik, mis on siin, ei ole võrdväärne isegi austada Jumalat nagu selles mõttes. See on nii tühine asi võrreldes Jumalaga. Salm 17, kõik rahvad on tema ees nagu ei midagi. Kui sa oled seal kodus, ütle koos minuga, kõik rahvad kokku pandud on nagu ei midagi. Nüüd, see ei tähenda, et need inimesed üksikhaaval, et nad ei ole kallid Jumalale. Jumal nii armastas maailma, et ta andis oma ainus sündinud poja, et kes iganes usuks temasse ei läheks hukka, vaid päriks igavest elu. See ei ole see, aga me räägime suuruse poolest. Sest vaata vahel me näeme ennast geopoliitiliselt mingisuguse mehhanismi vastu ja me ei tea täpselt, kuidas mukkida seda lahti palves. Aga see esimene etapp on, et mõista, et need asjad, mille vastu sa vaatad ja asjad, mis ähvardavad ja asjad, mis on, või asjad, mis võivad tulla, need on kõik pisiasjad, suhteliselt täielikult olematud asjad ja tühjad asjad võrreldes Jumala suurus. Ja kui sa saa sellest asjast aru, siis on väga raske, et üldse leida ennast usus palumas seda, mis Jumal tahab tuua esile, sellepärast, et sa ikkagi näed ennast nagu endises programmis. Sa näed ennast nagu see väike ettur suurte tähtsade kujude keskel, tegijate keskel. Ei, nad ei ole need tegijad. Nad lihtsalt, nad teevad, mis nad teevad, kes luhta, kes mis iganes ja kes kogub sulle vara, et üle sinule anda nagu ühel parajal päeval tulevikus. Aga sina oled see tegija, kui sa teed Jumala tahet. Sest et siis sa oled osa Jumala, kui väljendada seda kui orkester. Tema kui dirigent, ta toob erinevad tegijad Kristuse ihus kõik kokku. Ja see hõlmab meid kõiki, nagu me ütlesime eelmine kord ka, töötu Kristuse ihu osi polegi. Ja me oleme kõik aktiivseks kutsutud, et me oleksime täis usku selle kohta, mis Jumal tahab teha. Täis innukust, et paluda siis seda, mis Jumal tahab paluda, et siis lõpuks tuua esile seda, mis on Jumala plaan. See ütleb, et ta peab neid olematuks ja tühjuseks. Täitsa olematuks ja tühjuseks. See hõlmab siis kõik riigid kokku pandud. See hõlmab siis iga 3-täheline selline üksus, mis üritab nii juhendada kui kaaperdada eksisteeriv nagu geopoliitiline mänguväli tänapäeval. Ja ma ei tea, kuidas lood on sinuga, aga Jumal ei ole nõus mingit emotsiidi suhtes. Ta ei ole nõus sellega, et meid muudkui lihtsalt riisutakse ja röövitakse ja siis neil on plaan meie kohta, mis ei ole Jumala plaan meie kohta. Sest et need, kes on kuulekad, sulased ja ümardajad olnud ja ka lapsed, kes on kuulekad, Jumal ei ole määranud neid, et lihtsalt minna vangist vangi. Ei, Jumal ütles, et ta viib meid usust usku, armust armu ja aust ausse. Ja Piibel ütleb, et lõpu ajal need, kes tunnevad Jumalat, nad tegutsevad. Nad ei ole ahistatud nii, et nad ei saa tegutseda, nad ei ole pannud koobastesse ja mingisuguse mandaadi nimel. Ei, nad on nad võivad vabalt tegutseda ja teha Jumala tahet ja ükski ei saa seda asja tagasi tõrjuda. Nüüd, kui me vaatasime esimene sessioon, me vaatasime, kuidas algselt Jumal plaanis, et tema inimene, sihilikult tema inimene valitseks. Ja Jumal isegi seaduse ajal me näeme 28 peatükk 5. Moosese raamat, et Jumal on määranud, et meie oleksime pea ja mitte saba. Need, kes on määravad ja võidavad ja mitte need, kes on alistatud ja puruks löödud. See on väga tähtis asi, sest et jälle me toome esile seda mitu korda, et kõik, mis on haagitud Jumalaga, võidab. Ja me näeme ainukesed, kes kaotasid läbi Piibli,
need, kes ei olnud kuulekad Jumalale, iga teine sai täide viia oma kutse, kõik läks täide, miski ei suutnud takistada. Isegi Jeesuse kõndimine maa peal. Mõtle, kui mitut korda nad tahtsid teda mõrvata, tahtsid ta kinni püüda. Ja mida ta tegi? Ta lihtsalt jalutas minema nende keskelt. Kuidas ta seda tegi? Usus üks asi kindlasti, mismoodi see välja nägi, võib-olla raske prognoosida. Aga ta teadis, et tal oli vaja viia läbi üks mandaat ja miski asi ei võtaks ta enneaegselt sellest ära. Kui Paulus konverteeriti, tuli pääsmisele, läks Damaskusele ja ta sai aru kohe, et piirati teda ümber nii ja nad tahtsid teda tappa hommikul. So vennad seal, nad lasid ta seint mööda ühes korvis. Ja ta põgenes õhtul hilja öösel ja läks teise kohta. Sest et mis iganes prooviti, mõtled, laevahukud, mis toimusid Paulusele, peksmised, mis tulid temale, ja sellest kõik lahti ja algkogudus samamoodi. Ja see algkogudus ei ole selles mõttes, see on nagu üks tähtis asi näha, et miski asi ei suutnud neid stoppata ja nad ei lastnud seda. Nad läksid isegi rõõmsalt, vaata, mis Piibel ütleb siin, Apostlitegude 5 ja Salm 41 ja 2. Ja see on tähtis, et me mõistame, sest et see meel, mis nende sees oli kangelaste meel. Nüüd, Jumal tahab meid edasi viia sellest kohast isegi suurematesse kohtadesse. Jeesus ütles, et me teeme need samad teod, mis tema tegi ja siis veelgi suuremad. Aga me vaatame siis Apostlitegude 5 ja Salm 41, aga nemad läksid suurkohtu eest minema rõõmsad sellest, et neid olid väärt arvatud kannatama teotus selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas. Ütleme kõik koos, nad ei lakanud. Vaata, Vaaro ei saa öelda Iisraeli rahvale, millal ja mismoodi teie saate minna ja kummardada. Vaata, see oli see suur pretensioon. Mooses ütles, et meil on vaja välja minna, meil on vaja kummardada elavat Jumalat. Ja Vaaro ütles, et ei, et okei. Siis lõpuks ütles, et okei, mehed võivad minna. Siis hiljem, et okei, et naised võivad minna, aga kuule, lapsed ja vara ja kõik nad jäävad, aga saad aru, Vaaro ei ole keegi, et tema dikteeriks, kui Vaaro, kui nende kübemete ja peentolmu esindaja, vaata need sama tolm, mis ei ole isegi võrdväärne Jumalaga isegi kuidagi viisi. Ta on võib-olla selle tolmu esindaja. Ta ei suuda öelda Jumalale, mismoodi Jumal peaks majandama oma rahvast, et dikteerida, mismoodi tema rahvas peaks siis käima tema ees. Kurat ei ole see, kes dikteerib Jumalale, mismoodi Jumal oma asju teeb. Nüüd, kui me vaatame siin, nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodased mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Sest neil oli ainult üks asend. Neil ei olnud punane tuli ees, neil ei olnud isegi kollane tuli ees, neil oli lihtsalt roheline tuli. Et Jeesus ütles, et minge ja nad siis läksid ja see on tähtis teada. Aga nüüd, vaatame korraks, võib-olla isegi just enne, kui me vaatame kogudust, mismoodi kogudus on määratud olema. Jälle, kui me vaatame läbi Piibli, Eelia ka oli üks tõuses. Igaüks ei tõusnud. Vaata, Samuel tõuses, aga peale Samuelit Iisraeli rahvast keset seda hiiglat kuldset aega. Neil tekkis üks selline nagu pretensioon selle vastu, mis Jumal oli Samueli läbi tegemas. Vaata, kuidas liha sõdib isegi jumaliku võitude järgi, võidu kallale kasvai. Ja nad ei taha näha seda. Ja nad hakkasid ühte lugu kokku tulema ja ütlesid, et me tahame olla nagu maailm. Me tahame lihtsalt teha nagu maailm teeb ja kogu moos. Ja muide ka, Samuel, sinu lapsed ei ole nii korrapärased kui sina. Ja vaata, see oli üks selline silmakirjalik pretensioon, sest et tegelikult nad ei sallinudki nii nagu oleks pidanud Samuelit ise ja nüüd nad leidsid pretensiooni nende lastega ja kõik see, et me tahame olla nagu maailm, me tahame kuningat nagu maailm ja tarda.
Saulus tuli ja nad leidsid kuningas Sauluse, aga tema lõpuks osutus olema väga suur pettumus ja üks selline kapitaalne argpüks. Ja kui nad läksid hurraaga eesrindele selle oru ees seal, kus Goljat seisis ja irvitas neid, nad läksid suure hurraaga välja, niipea kui Goljat ilmus sinna, nad jooksid minema nagu hirmutatud jänesed ja jäid seal värisemas. Ja sa näed, et iga üks piiblis ei tõusnud. Üks tõuseb, teine ei julge. Jälle keegi tõuseb ja siis seal on mitut põlvkonda, kus inimesed kummardasid ebajumalaid. Sa näed kõike seda. Ja tegelikult sa näed seda ka Uue Testamendi ajastul väga-väga palju. Ja isegi lõpuajad, vaatevahel me arvame, et kas on lausvõit või see on lauskaotus, mitte kumbagi. Sellepärast, et inimestel on ikkagi valik, mis neil on vaja teha ja sellepärast Piibel ütleb ka Danieli kirjas, et need, kes tunnevad oma Jumalat, teevad tegusid ja teised, sulgudes mõttes siin, kes ei taha teha Jumala tegusid, kes ei, sellepärast Jeesus ütles Mattius 12, et need, kes ei kogu minuga, nad pillutavad laiali. Kui me tee Jeesuse töid ja me teeme oma töid, me tegelikult puksime Jumala meetmete, Jumala tahe ja Jumala agenda vastu. Alateadlikult, mis iganes viisi, aga see fakt on nii. Ja siis see on väga huvitav sellepärast, et mõned siis tahtsid, mõned siis ei. Ja sa näed, et terved põlvkonnad, nad seisid vastu, aga jälle tuleb üks juht esile. Jälle tuleb üks Jumala saadik esile. Tollel ajal oli siis ka Eelia, kes tõusis. Ja väga karmi geopoliitilise rämpsu keskel tegelikult, kui ausa öelda. See ei ole väga palju teistmoodi, kui panoraam on tänapäeval. Iisabeli hästi palju. Tänapäeval meil on mitte ainult nagu Ahab ja Iisabel, meil on nagu Ahab ja Iisabel nagu steroidide peal nii-öelda. Need on sadu korda hullemad retsid väga paljudes parlamentides ja valitsuskeskustes tänapäeval kui Ahab ja Iisabel. Ja ometigi Jumal saatis Eelia, et keerata selle asja õiget pidi. Esiteks ta tegeles selle vaimse jutumärkidesse religioosse nagu jõuguga, aga siis Jumal ütles, et ka sinu kaudu tuleb üks võidmine, mis läheb ka Elisa peale ja Liisa kaudu seal see töö, mis Jumal tahab teha riigi mastaabil, see saab tehtud. Ja ometigi Eelia lahkus. Tema ei suutnud ise seda teha. See läks võidmise kaudu Elisa peale ja isegi Elisa, kes leidis kedagi, kelle peale ta pani käed ja Jehu, mis iganes ei olnud endiselt tehtud, Jehu läks ja tegi lõpule. Ja seesama olukord muudeti. Täitsa muutmata olukord sai muudetud. Seesama Iisabel oli oma tornis too päev ja onniked tema ümber lõikamatu, füüsiliselt ümber lõigatud, kastreeritud, paneme selle korrektne termin, kastreeritud, füüsiliselt kastreeritud, hingeliselt kastreeritud ka, vaimselt nad olid need quintessential yes men, nad lihtsalt muudkui lihtsalt ütlesid jah, Iisabel. Aga kui Jehu jõudis kohale ja ütles, et viska see naine sealt tornist välja, ilma et keegi tõmbleks, ilma et keegi kõhkleks, ilma et keegi isegi võtaks paus sisse, et mida nüüd, mida sa küsisid, mida sa käisid. Nad lihtsalt haarasid naisest kinni ja ta läks tornist välja ja läks täide see, mis Eelia kuulutas prohvetlikult Iisabeli kohta. Ja see terve juhtkond lõpuks sai välja vahetatud, auväärsem tuli keegi kohale. Ja Jumal on alati seda tahtnud teha. See ei olnud ainult ühel või teisel ajal. Ta tegi seda ka apostletegude raamatus, aga jõuame sinna. Aga nüüd vaatame kogudust, sellepärast, et me võime rääkida vana testamentide figuuridest ja tähtsatest inimestest, aga pidage meeles, need on eeltähenduslikud võrdkujud ja võrdpildid sellest, mis Jumal tahab tuua esile kõrgemal tasandil Uue Testamendi ajastul. Ja mitte, et me unustaksime need Uue Testamendi eripärad kõige selle asja sees, aga see kõik leiab aset selles õiges Uue Testamendi kontekstis, kus Kristuse ihu on täidetud tema oma vaimuga ja tema vaim elab meie sees ja päästmine jääb esikohale.
Ja me puudutame seda praegu ka, sest et vahetevahel mõned ütlevad nii, et kuule, ma tahan ainult mõelda uue sünni päästmise ja selle peale, et kui inimesed saavad evangeliseeritud ja kõik muu on nagu tühine asi. See on väga lihtne meelne ja tegelikult, kui aus olla, see on isegi Jumala sõna vastu. Kuigi ta on üks elementaalselt väga ülitähtis ja tsentraalne asi siin, me näeme tegelikult, et see Jumala kuningriigi sõnum hõlmab hulga palju rohkem kui seda. Ka Uues Testamendis, ka prohvetus, mis haakub sellega. Me oleme määratud palju asju siin maailmas tegemas, ka isegi juudid nagu kadedaks teha, nagu Rooma 11 ütleb, aga me oleme määratud tegemas sama tegusid, mis Jeesus tegid, veel suuremaid tegusid. Me oleme määratud muutma geopoliitilise olukorda vastavalt, mis ütleb 1. Timoteos ja peatükk 2 ja ka palju muid asju ja me jõuame sinna. Aga me peame aru saama, ma võib-olla korraks tagurdan ühe mõtte juurde. Ma tean, seal oli üks naisterahvas, tugev, nagu võimas evangelist, võib-olla kandis Jumala väge võib-olla sügavamal määral kui ükski peale esialgsed apostlid ja tema nimi oli Maria Woodworth Etter. Ema Etter, nagu paljud kutsusid teda, see vägi tema peal oli nii võimas, isegi John Lake ütles, et ma ei ole kunagi näinud vägi ühe inimese peale võidmise ühelgi inimese peal nagu sellel naisel. F.F. Bosworth, see lugupeetud tervenemise evangelist ütles sarnast asja. Aga ma mäletan, kui loed tema memoaare ja elulugu, ta võitles tükk aega sellega, et kuule, kas ma saan tervendada haigeid, sest äkki see tõmbab inimeste tähelepanu selle kõige primaarsest asjast eemale ja see, et võita hingi. Ja ta siples sellega tükk aega lihtsalt võideldes ja lõpuks ta kuulatus Jumalale ja astus selle tegevuse sisse ja Jumal hakkas teda väga võimsalt kasutama. Ja kui me räägime nendest asjadest, teadki seda, et need asjad on suurenemas ja Jumal tahab selle veel suuremal määral. Jälle me läheme usust usku, aust või armust armu ja aust ausse. Seal ei ole mingit tippperiood minevikus ja nüüd me läheme lihtsalt vaikselt alla mäge, kuni jõuame finišjooneni. Mitte sugugi. See, mis on ees, on veel võimsam, sest et Jumal ei lähe tagurpidi, tal on ikkagi plaan ja tema sõna ei tule tühjalt tagasi. Ta ootab kas või, et keegi siis millalgi, järgmine põlvkond kas või, 2 põlvkonda, võtaks sellest kinni ja jookseks sellega. Nii nagu esimene põlvkond Egiptusest välja. Nad said tõotused kätte, aga nad diskvalifitseerisid ennast ja jälle 10 mürgitasid ülejäänud ja kõik surid põrbes ära, isegi Mooses ei saanud jagu nendega ja ise jäi sellest maast välja nende pärast, sest et ta pani neid liiga palju tähele. See on väga tähtis mõista praegu, et Jumala sulased ei ole määratud jooksma sikkude järgi, kes on põikpäised ja mässulised. Ja nad ei ole, vaata, see isa ei jookstud ka selle kadunud poja järgi ka. Ta lasi ta minna, sest ta teadis, et ta tahtis minna ja siis nagu sa ei hakka inimese ümber veendama sedasi. Aga tuli aeg, kus ta tuli ise tagasi ja siis isa jooksis teda vastu võtma ja ta taastas seda täielikult. See on hoopis teine asi, kui keegi on kadunud lammas, üks noor keegi, kes lihtsalt eksib ja ta lihtsalt süütub, lihtsalt satub hammasrastaste keskele, võib-olla patu keskele, raskuste keskele ja vajub ära. Me peame nende järgi tõesti jooksma, nagu Jeesus ütles. Aga kadunud poeg, teine lugu, mässuline sikk, hoopis teine lugu. Kus me nüüd olime? Kui me räägime nüüd nendest asjadest, Jumal tahab suuri tegusid teha ja Etter siis lõpuks, mis toimus. Tema hakkas nagu kasutatud olema Jumala poolt, et just selles, et tervendada haigeid ja ta avastas, et rohkem inimesed said päästetud, kogudused said rajatud läbi selle, kui seal olid imed sündimas, kui tuli eelnevalt. F.F. Bosworth ütles sarnast asja, ta ütles, et sellest ajast, kus me hakkasime tervendama haiged, me saame ühe kuuga või vahetevahel ühe koosolekuga näha rohkem päästetud, kui sageli me näeme terve aasta jooksul. Ja nii see läheb. Ja kui me räägime nüüd sellest teemast nagu edaspidi, me näeme, et see on haagitud lõppkokku
kokkuvõttes hingedega. See ei ole kõrvalmõte, sest et mõned on mõelnud, et kui me hakkame meelevallast rääkima, kui me hakkame isegi geopoliitilistest asjadest rääkima, kas see lõpuks jõuab sinna, kas me oleme segatud sellest põhilisest asjast ja vastus on kategooriliselt ei. See on tegelikult Jumala plaan, et me võiksime võita rohkem hinge. Võib-olla isegi astun natukene enesest ette ja enne kui me läheme tagasi ja vaatame kogudust kui üksust Jumala silmis, vaatame tagasi esimene Timoteos 2. peatükk. Ja me näeme siin, mina manitsen, esimene salm, ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvuse eespalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõige ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Meeldetuletus, eks, ja ma arvan, et see on tähtis meeldetuletus, eriti nagu endise nagu sotsriikides. Inimesed on minu aja jooksul siin Eestis ka 33 aastat. Inimesed on rääkinud ühte lugu aeg-ajalt. Keegi ütleb, et tead, et oleks, et kommunismi ajad oleks tagasi, sest et siis olid inimesed tõsised ja inimesed olid tõsised kristlased ja blablabla ja ehk tuleks need asjad tagasi ja tuleks mingisugune karmolu. Vaata, keegi ei ole kunagi käskinud, Jumal ei ole kunagi käskinud oma rahvast, et paluda totalitaarsust või et paluda nagu sellist sellised nagu rõhumist. See ei ole Jumala plaan. Jumal ütles nii, et sinu riik tulgu, see meie isa palve. Ta ütles, et sinu riik tulgu ja see riik lihtsalt nimetussõna. Ta on sinu riik tähendab, see on nagu tegussõna koos nimetussõnaga. Sest et nimetussõna sul peab õun laual, ta ei tee mitte midagi. Seal võib olla isegi üks nagu riik ei tee mitte midagi. Aga Jumala riik, see valitseb ja see on väga proactive, see muudab asju, see valitseb. So me palume meie isa, kes olete taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. See algab ülistusega ja suhtega, aga siis see läheb edasi. Sinu riik tulgu, sinu valitsus ehk siis tulgu. Young's translation või see tõlge väljendab seda, sinu valitsus või sinu valitsus eesti keeles, sinu valitsemine tulgu, sinu tahtmine sündigu maa peal, nagu see on taevas. Nüüd, kas kommunism on taevas? Kas nagu ÜRO moodi nagu seadusloome on taevas? Kas need asjad, mis me kuuleme tänapäeval, kas nagu erinevatest liitudest ja mis tahes, kas see on, mis on taevas? Mitte üldse, mitte sugugi. Ja muide, kõik, mis läheb globalismi sildi alla, see läheb lahku sellest, mis Jumal tahab, sest Jumal on kutsunud endale igast rahvusest, keelemurest ja suguharust ja see eripära ja identsus, mis kõigil on, see on meeldiv asi Jumalale. Aga see selleks, see ei ole meie teema siin tänapäeval, aga sa pead seda mõistma sellegi poolest, sellepärast, et Jumal on üks agenda ja tema agenda lõpuks teeb 1-0 ära kõigile. See on tähtis mõista. Aga kui me räägime siis sinu riik tulgu, sinu valitsus, sinu võim tulgu ja sinu tahtmine sündigu maa peal, nagu see on taevas. Kui see läheks peale taevas, siis see võiks toimuda siin. Kui see ei läheks peale taevas, siis see kõlba ka siin. Nüüd, tähendab vastupidi, kui see ei oleks nii, siis Jeesuse meie isa taeva või meie isa palve, see oleks võlts ja see oleks pettus ja see oleks narrimine ja see oleks täielikult nagu farss. Aga ta ei ole. Ta rääkis täpselt, mis ta mõtles ja täpselt, mis ta mõtles, ta tahab esile tuua. See on püha, see on tähtis ja see on aluseline ka meie palvele ja ka kuidas me käime Jumala ees, sest et kui me ütleme sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, see ei ole ainult palve, mis lausame ja kindlasti mingi mitte tühi liturgia, see on üks asi, mis me kuulutame selle asja välja ja ütleme sündigu see. Aga meie elu on ka, me tahame seda elada. So me palume selle välja, me elame selle asja välja. Ja tähtis teada ka, kui me räägime sellest palvest, kui Jumala tahe teostub, kellegi teise tahe ei teostu.
See tähendab, et see on konfronteeruv. Midagi see muugib, midagi see teeb lahti, midagi see muudab, midagi see oluliselt ümber kodeerib. Ja sa pead seda mõistma, sellepärast, et kui Jumala tahe teostub, kellegi teine ja kellegi teise tahe ei teostu. Keegi saab pahaseks, sest et nende tahe ei lähe täide, vaid Jumala tahe läheb täide. So kui sa vaatad nüüd Timoteos, 1. Timoteos, ja see ütleb siin niiviisi, et me teeksime neid palved, et me võiksime vaikset ja rahulikku elu elada. Nüüd vaikne ja rahulik elu, kui sa oled Lasnamäe korteris, kui koore ei augu enam, siis see on rahulik. Kui naabrimehe nagu, või noorpoisi tümps nagu kinni pannakse, siis on tõeline rahu. Rahu on suhteline. Rahulik elu, see on suhteline asi. Aga sina ja mina, ükskõik kui vana sa oled siin ja vaatad seda saadet, sina ei ole oma elu jooksul näinud ükski selline situatsioon, kus on see teine osa sellest täide läinud. See ütleb siin, rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Ütleme kõik koos, kõiges Jumala kartuses ja aususes. Ja keegi ütleb, et see on puht fantaasia, kuidas see nüüd tuleb ja minu lõpuaja raamat ütleb nii ja ütleb naa ja kuule, see lõpuaja raamat, tead, mis sa võid sellega teha? Sa võid selle valada natukene bensiini selle peale, visata selle kahtlasse, kus see kõlbab. Sellepärast, et need on niivõrd vale trajektööri nagu moodustamas, need on nii vale nagu ootuse tekitamas. Need on sisulised, see paneb kõik asjad valele alusele ja meist saab analüütikud, kes hakkavad mingi kronoloogilist, mingit nagu kaardi vaatama, et nüüd, kui see toimub, halleluja, see tähendab, et Jeesus on taas tulemas varsti, et nüüd me oleme nii ligidalt, vaata, see läks tõsiselt metsa, halleluja, vaata, läks tõsiselt metsa, jälle hävis palju inimesi ja jälle see riik, jälle see sõda, nüüd me oleme ligidal. Kuule, sa oled segana peast või? Et niiviisi mõelda. Meie ei tohiks tunda rõõmu kurjusest ja pettusest ja valest. Me tahame, et Jumala tahe toimuks siin. Meie oleme häälestatud, et tuua seda õiget ja head. Ja mida hullemaks see asi läheb, seda rohkem need sensatsiooni uurijad ja need nagu diivane peal analüütikud, nad lähevad kaifi oma vahel ja räägivad sellest ja selle asemel, et palud, et Jumala tahe toimuks ja et olla sool ja valgus siin maa peal. Vaata, mis Jeesus ütles, kui sool muutub tuimaseks, siis see ei kõlba kuhugi, kui ainult paganate tallata, sõtkuta ja me muutume naeru alusteks. Ja halloo, kas see on kohate paigute toimunud ka või? Vaata, see näitab, et me oleme kodeeritud valesti ja osa sellest ongi need raamatud. Ja kui sa ole juba pihta saanud, need raamatud on niivõrd tuksi läinud, need ennustused on niivõrd valelikuks osutunud, et siin me oleme aasta 2020 midagi ja see on läinud hoopis teistmoodi ja lähebki veel rohkem teistmoodi. So tee endale hea tegu. Aga tead seda, et vaikset ja rahulikku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Mõnes kohas on see toimunud, aga järgmine salm ütleb, sest see on hea ja armas Jumalale meie õnnistage ja meeles, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. So me näeme, et hoopis see palve tagab ja toodab see jumalik liikumine evangelism, mis Jumal tahab tuua esile. Ja mäletan, vend Heigen aastaid tagasi ütles, et see on hulga kergem teha vaimulikku tööd, kui tangid ei võõre nagu tänavatel. Aga tänapäeval need tangid on kõige pisemad asjad. Me ei taha olla 15 minutites linnadesse nagu puuri pandud, nagu mingisugune nagu linn puuris. Jumal tahab, et tema rahvas tõuseb ja tegutseksid. Kas keegi saab aamen öelda? Ja miski saab meid takistada. Jumal õnnistagu teid, me läheme edasi järgmises saades. Aamen.